jah, see ei olnud kindlasti see mäng ega see tulemus, mida täna tulime siia tahtma. Kahjuks küll jah, et ma ütlen pigem niipidi, et ma ei oska põhjuseid öelda, aga mingil põhjusel esimesed 20 minutit me ei saanud kohe üldse mängu sisse, et kui ülejäänud mängud on olnud sellised, kus on olnud kindel siht silme ees, et me tuleme mängu, lähme kõrgelt pressima, siis seekord ma ei oskagi öelda, millest see seisnud, et ma arvan, et treenerid peavad selle välja mõtlema, et järgmised mängud, need 20 esimest minutit oleks kõvasti paremad. Sellega me andsime Kaljule väikse initsiatiivi ja tegelikult oma eksimustest lasime ka 2 väravat, millest tagasi võidelda oli juba päris raske, nagu teisel poolel oli näha. Küll me andsime endast maksimumi, et selle 2-2 värava ära lõime. Ja jalgpallis kõige valusam asi on see, kui sa lööd ise selle värava ära ja siis järgmised 30 sekundit on nagu äärmiselt olulised, mis siis saab ja juhtus see, mida me ei tahtnud. Kalju Kaljuks Paidele 3 lasta taha nii ehk naa, igal juhul palju ükskõik mis satsi käest. Millega see kaitseliini Kalju täna üllatas, kui üllatas? No ütleme, et 2 esimest väravat muidugi olid meie oma sellised natuke, et oleksime pidanud rohkem valmis olema, agressiivsemad, et need peale meie eksimusi tegelikult tulid need nagu 2 väravat, et Kalju küll lahendas ilusti need ära, aga jällegi ütleme, et me natuke kinkisime need 2 esimest väravat neile. Vaimselt hooaeg on nii alguses, tõenäoliselt see kaotus pigem tekitab sellist viha. No ma ütlen, teine poolega oli näha, me oleme parem meeskond, sellest me oleks pidanud kohe esimesest minutist sellise suhtumisega olema seal väljakul, et seda on vaja kindlasti üle vaadata, et järgmised mängud, see suhtumine oleks hea. Tööd jätkub. Jah, aitäh. Karla, väga raske mäng, tulemus pigem pettumust valmistav. Kuidas see Kalju meile täna peale tuli, millega ta meid ära surus, millega üllatas, kui üllatas? Ei, nad ei üllata, nad lihtsalt kindlasti võitlesid kõvasti, näitasid sisu ja võib-olla nagu päris mängu algfaasis nad olid paremini nagu organiseeritud oma tegevustes, kaitses olid nagu kindlad, vasturünnakutel olid ohtlikud, mängisid pika palli, said selle ette pidama. Et meil nagu hästi ei jooksnud, et kas nüüd selle mänguga kohanemine või jälle see üksteisega kohanemine võtab aega, et meil ei ole küll nagu väga palju nüüd uusi mängijaid siin võistkonnas, aga mõned on ja siis kuidagi nagu tundub, et nagu ei jookse see rünnak veel nagu nii hästi või palli valdamise mäng meil. Aga ikkagi esimese poole ja teisest poolest kuni siin esimese poole lõpuni läks see mäng nagu kõvasti paremini meil käima ja teine pooleks sama hooga jätkasime, et lihtsalt teatud kvaliteet palliga mängus või rünnaku lahendused ja jällegi siis vastu Kalju selline ennastsalgav kaitsemäng oli see, mis oli täna nagu määrav, et päris me neid sinna kogu võistkonda väravasse ei suutnud suruda, et saime küll 2-2 kätte kõva ja raske tööga, aga lõpus läks ikkagi see mäng Kaljule. Nädala pärast ei oota meid sugugi lihtsam mäng, võib-olla isegi gramm keerulisem. Flora tuleb siia Paidesse. Täna lasid meestel teha terve poolaja sooja, aga otsustasid siiski mitte käiku panna neid. Kas sa ei näinud seda käiguvahetuseks sobivat hetke või pigem nägid, et asjad toimisid väljakul nii nagu soovisid? Jah, pigem oli see, et asjad toimisid, et ei olnud ühtegi sellist märki või signaali, et me ei jaksa ja kuna see mäng kes palju Kalju poole peal, siis ründavad mängijatel oli päris hea nagu hoog sees, et ma ei näinud nagu põhjust kedagi sealt välja vahetada ja jällegi kaitsjate koha pealt sellises mängus jällegi on keeruline vahetada, et võib see nagu rütm ära minna, et seekord läks nende vahetustega sedapidi, et vajadust ei olnud, et ma ei näe ka, et kuidagi see näiteks lõpuvärav või oleks seotud olnud sellega, et me nüüd kuidagi ei vahetanud või midagi, et pigem meil olid väga head ründavad mängijad peal, kes on valmis väravat lööma vastasele, aga kahjuks ei õnnestunud neil seda võiduväravat ise enne Kaljut lüüa. Vigade parandus järgmisel nädalal. Täpselt.